Kuidas kohti võtti isegi meie Daamid ja härrased, austatud liikmed ja vallavalitsus, lugupeetud külalised. Alustame volikogu istungiga. Projektis on meil täna eelnõusid 14, see hakkab saama traditsiooniks. Loen projekti seisukohal projekte. Esimene päevakorrapunkt on määruse eelnõu Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine. Teine punkt määruse eelnõu Tartu valla 2023 aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine. Kolmandaks punktiks on otsuse eelnõu sõltuvüksuse kohustuste tagamine. Ja neljandaks otsuse eelnõu projektis Põhja-Puiestee ja Minuseni tee rekonstrueerimine ja laiendamine osalemine. Viiendaks otsuse eelnõu projektis Lähte tervisespordikeskuse olme ja teenindusala ehitamine osalemine. Kuuendaks otsuse eelnõu nõusolek andmine kinnisvara võõrandamiseks. Seitsmendaks otsuse eelnõu halduslepingu sõlmimine Maarjamaa kalmistu haldamiseks. Ja kaheksandaks otsuse eelnõu nõusolek andmine kinnisvara võõrandamiseks korterite osas Maarjamaa külas. Üheksas päevakorrapunkt on Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine ning 10. otsuse eelnõu Abivere vallavolikogu 14. detsember 2007 otsuse number 48 kehtetuks tunnistamine. Päevakorrapunkt number 11 on otsuse eelnõu, milleks on maine otsus. Ja 12. punktiks otsuse eelnõu audiitori määruse kohta. 13. punkt otsuse eelnõu revisjonikomisjoni 2023 aasta tööplaani kinnitamine. Ja 14. nagu ikka informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused koos vaba aruteluga. Lisaks on palunud heliveedusme meie tähelepanu lõpu 5 minutiks. Austatud volikogu liikmed, kes on niisuguse päevakorra kinnitamise poolt? Andke sellest palun märk. Koha peal on poolt ja veebis on ka kõik poolt. Läheme esimese punkti juurde, milleks on määruse eelnõu ja Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine. Ettekandjaks siin kohapeal haridusosakonna juhataja Arno Valtsur. Aitäh! Ma näitan sinna peale ka slaide ainult siinpoolsed küljel, siis nähtab, et teisel pool on politsei edasi. Tartumaa arengustrateegia 2040 koostamist alustati juba 2021 aasta maikuus. Dokument sai põhimõtteliselt kokku 2020 aasta oktoobriks, mis järel saadeti see avalikustamise ringile ja ka meie volikogu komisjonid novembrikuus said seda menetleda. Ja tänaseks siis on meieni jõudnud lõppdokument. Räägin natuke sellest dokumendist sisust ka teile. Siin slaidi peal, et visioon aastast 2040 Tartumaal on siis nutikas, kestlik ja kaasav Tartumaa on üks Euroopa kõrgema heaoluga elu- ja ettevõtluskeskkond. Hästi suur visioon. Loodame, et sinnamaani ka jõutakse. Ja põhilised märksõnad, mida saavutada tahetakse, on siis, et tervelt elatud eluasjad oleks võimalikult kõrged, linna ja maapiirkonna sidusus oleks veelgi tihedam, et elu oleks kestlik, tegevused oleks uuenduslikud ja valitsemine oleks tark. Tartumaa arengustrateegia on üles ehitatud 4 peamisele fookusvaldkonnale, milleks on hea olu, ettevõtlus, elukeskkond ja liikuvus. Ja iga fookusvaldkonna all on omaette meetmed, millega siis on välja toodud, kuhu võiks jõuda
siis aastaks 2040. Ja samamoodi on siis tegevussuundade märksõnadena välja toodud see, et mismoodi neid tegevussuundi nagu täpsustada siis, et nende nii-öelda sisu natukene rohkem välja tuua. Ja siis kui laialt see üks tegevus fookusvaldkond nii-öelda katab kõike, et 4 fookusvaldkonnaga on nad päris laialt. Siis elukeskkonna meede on 4, või elukeskkonna valdkonnas on 4 meedet näiteks ja märksõnasid siin kokku 10 ja see läheb rohemajandusest kaugkütteni ja kliimateadlikkusest vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisel, et hästi laialt. Siis ettevõtlusmeede samamoodi, või ettevõtlusvaldkond samamoodi 4 meedet ja järjekordselt noortest põllumajanduseni ja ettevõtlikkusest roheenergiani, et nii-öelda visioneeritud on kõiki võimalikke valdkondi, kus võiks elu edeneda ja liikuvusvaldkonnal samamoodi 4 meedet ja see siis on kergliiklusteedest lennuühendusteni ja nõudetranspordist nutika ühistranspordi, et samamoodi igatpidi. See teema kõiki see katab. Ma liiga süvitsi ei hakka slaididest minema, 45 täppi kirjutasin siia seetõttu, et tänaseks on Tartumaa ülejäänud omavalitsused kõik selle arengustrateegia heaks saanud kiita. Meie oleme viimased, et sõna otseses mõttes saame panna 5 täppi ja siis saab Tartumaa selle visiooni alusel hakata edasi arendama ja toimetama siin kõiki need asjadega, mida kõik on plaanis. Aitäh! Aitäh ettekandjale! Austatud volikogu liikmed, kellel on Tarmole küsimusi? Kui mitte, siis mul on mida on ennast arvanud komisjon. Alustame algusest. Palun Aune, räägi, mida kogukonna ja kultuurikomisjon sellest arvab? Jah, kogukonna ja kultuurikomisjonis on ka arutatud seda mitmed korrad, nii nagu mujalgi ja olime eelnõuga nõus ja arvame, et läheb kõik hästi. Suurepärane. Karmen, sotsiaalkomisjon? Sotsiaalkomisjon toetab eelnõud. Hariduskomisjoniga? Hariduskomisjon toetab ettepanekut koolida. Nii, majanduskomisjon? Ma küsin revisjonikomisjoni käest. Kas revisjonikomisjon võiks teatavaks? Jah. Juhtivkomisjoniks seda kokku oli arengu ja planeerimiskomisjon. Martin. Paneme viide läbi. Et muidugi komisjon toetab. Suure tänan. Meie hulukana asume hääletuse juurde. Austatud volikogu liikmed, siinne sealpool ekraani. Palun andke märku, kes on määruse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on kõik poolt ja veebis. Ka veebis on kõik poolt. Päevakorrapunkti number 2 juurde, milleks Tartu valla 2023 aasta esimene lugemine ja vastuvõtmine. Seda on ettekandjaks vallavanem Jarno Laur ja eelarvenõu Helle Pööramu. Avangu, saan aru, teed vallavanem. Palun Jarno. Ja tänan kõigepealt komisjone ja
ja volikogu liikmeid selle töö eest, mis siis nüüd teist ringi komisjonides sai ära tehtud ja eelarve siis teiseks lugemiseks küpsetatud paremaks, kui ta alguses oli. Paremaks või halvemaks, aga igal juhul rohkem vastavuses olevaks meie võimete ja reaalsete rahadega. Nüüd, nii nagu tavaks on olnud, peatun siis põhimõtteliselt nende asjadega, mis on muutunud esimese ja teise lugemise vahel. Ja tuleb ausalt tunnistada, et põhitegevuse juures on küll neid muutusi endid arvuliselt võib-olla palju. Kui te vaatate Exceli tabelit, siis te näete, et seal on korrektsioone nii pluss kui miinusmärgiga, aga põhitegevus summa summarum on väga väikse mõjuga muudatused. Põhitegevuse tulude prognoosi oleme korrigeerinud 56 528 euro võrra. See arvestaks tasanduse toetusfondi seisuga 3. jaanuar. Suurest uust ta peaks ka selliseks jääma, et võib-olla mingeid väga väikseid kõikumisi, mida lisaeelarvega saaks parandada. Ja selle parandusega on siis meie põhitegevuse tulud sellel aastal kokku 28 865 637 eurot. Nüüd põhitegevuse kulude juures on muutusi rohkem, summaliselt siis 203 187 on siis põhitegevuse kulud kokku suurenenud ja jõudnud siis summani 26 13 875 eurot. Põhiliselt siin on nüüd neid parandusi ridade vahel võib-olla päris palju, aga nad on jällegi kas siis üksteist tasakaalustavad või üldsummana suhteliselt väiksed. Mis on põhilised? Põhilised on sihtotstarbeliste jääkide võtmised eelarvetesse. Need on siis ennekõike näiteks õpetajate palgaraha, mis on riigilt tulnud sihtotstarbelisena. Need on õpilünkade raha. See on ka siis erinevate projektide raha, mis on juba laekunud ja millised kulutused eelmisel aastal tehtud, et läheb jäägina siis edasi. Nii et see siis oleme täpsustanud ja saanud täpsustada majanduskulusid, näiteks siis gaasiga köetavate asutuste puhul andis see kindlustunde planeerida siis natukene väiksemaid summasid aasta lõpuni. Ja kokku siis, kui need kaks numbrit, kuidas öelda, liita, siis paraku põhitegevuse tulem 146 659 euro võrra väheneb. Ja põhitegevuse tulem on meil siis tasemel 2 851 762 eurot. Ja see on siis ka enam-vähem minimaalne, et tagada vallale siis laenukoormuse ülempiirina 100%. Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest. Ja seda me igal juhul peame hoidma. Nüüd suuremad muutused tegelikult on investeerimiseelarves. Ennekõike siis saadava sihtfinantseeringu osas, mis kokku väheneb 1,4 miljonit peaaegu. Ja suurem summa siit on riigieelarve eraldis, mis esimese lugemise eelnõus oli veel sees summas 700 000, aga mida te teate, Riigikogu otsusega ei tule. Ja teine on siis vallamaja energiatõhuse projekt, milleks meil on sihtfinantseering saadud projekti toetusena summas 651 677 eurot. Me hindasime realistlikult oma võimeid seda projekti ellu viia. Ja leidsime, et see aasta meil on mõistlik tegeleda projekteerimisega, hanke läbiviimisega ja see põhiline ehitusmaht jätta järgmisse aastasse. Ja üks kaalutlus oli see, et me ikkagi üritasime väga selgelt hoida kinni sellest laenusummast, mis meil oli esimese lugemise eelarve. Seda millegi muu arvelt kahjuks täna teha ei oleks meil võimalik. Ühesõnaga sisuliselt siis pool sellest saadavast sihtfinantseeringust tuli meil eelarvest välja võtta. Saame arvestada saadava sihtfinantseeringuga summas 1,35 miljonit. Nüüd antav sihtfinantseering jäi sama suureks. Seal oli korrektsioon 61 500 ja oli siis Raadi sihtasutuse laenude tagasimaksed korrigeerimine.
et noh, natukene nii-öelda see positsioon paranes, aga mitte oluliselt. Põhivara müügi on ettepanek jätta samaks 400 000. Sellest põhiosa peaks tulema siis Vahi 63 nii-öelda osalisest müügist. Kui me selleni jõuame ettevalmistamisele, mõeldud ei ole terve Vahi 63, mille me alles ostsime, kinnistu müüki, vaid detailplaneeringu alusel selle kinnistu jagamist ja osade müüki, et siis sisuliselt see nii-öelda ostuhind tagasi saada, mis me eelmine aasta välja maksime ja ülejäänud osa jääb siis ikkagi ühiskondlikeks funktsioonideks. Kokkuvõttes me tegelikult pidime vähendama investeeringuid siis peaaegu 2,5 miljoni võrra. Meie investeeringud kokku ikkagi on üle 7 miljoni sellel aastal. Aga jah, see kokku hoitud 2,4 miljonit on siis vallamaja projekt 1,2 miljonit, Lähte spordihoone juurdeehitus 0,7 miljonit ja muuseumi tee pikendus 0,3 miljonit. Ja muuseumide pikenduse puhul on jällegi see, et me jagame selle investeeringuobjekti 2 aasta peale, nii nagu ka Tartu linn. Kuna me koos oleme hankes, siis 650 000 arvestame sellel aastal ja 300 000 siis järgmisel aastal. Nüüd finantseerimistehingute juures on oluline rääkida tegelikult ka intressikulust või õigemini siis selles plokis. Ja intressikulu on siis selles teise lugemise eelnõus suurendatud 261 000 võrra. Nii et kokku me sellel aastal maksame siis pangalaenu intressi 601 000. Iseenesest nüüd kõik need muutused on parandanud meie eelarve tulemit ligi 700 000 võrra, nii et kokku on see eelarve siis 4,36 miljoniga miinuses ja seda miinust tuleb meil siis katta laenuga. Ja plaan on siis võtta laenu 5,5 miljonit, teame, et me maksame tagasi 5 miljonit laene, nii et finantseerimistegevuse kogu maht on meil 4 022 091 eurot. Nõuete muutus tekkepõhiselt circa 409 500 ja piitseid varasid võtame siis natuke alla 75 000 kasutusele. Nüüd, mis me selle raha eest siis nagu uut teeme ja saame? Ja võtsin välja siis need objektid, mida ei ole palju, tuleb tunnistada. Meil on sisuliselt selliseid suuremaid üle 150 000 investeeringulidasid on meil suhteliselt vähe. Põhiline nendest on Tabimere lasteaed, 4,1 miljonit. Muuseumide pikendus Raadil, sellest juttu, 650 000. See peaks olema nüüd objekt, mis läheb peatselt hankesse ja peaks hakkama ehitus pihta ja ehitus lõpeb siis järgmisel aastal, järgmise aasta eelarve investeeringutesse jääb ka teatud summa. Kui palju see sõltub nüüd tegelikult nendest hangetest? Laeva Valmaotsa kergliiklustee 510 000. Siin on ju siis ka sihtfinantseering meil saadud. Lähte jääväljaku tenthall 470 000, millest on ka circa pool sihtfinantseering. Kõvakatete ehitus ja investeeringud teedesse 400 000 ja Lähte ühisgümnaasiumi rekonstrueerimise projekt 163 000, mis on siis sisuliselt valmis ja nüüd läbib veel ekspertiise, saab viimast sellist lihvi ja põhimõtteliselt hakkame otsima siis finantseerimisallikaid, et saada täiendavaid võimalusi selle elluviimiseks. Ja suur pilt kokku, kõik need numbrid on juba teie ees räägitud, 28,86 on tulud, 26 on kulud, põhitegevuse tulemis jääb 2,8 miljonit, investeerime 7,2.
et minu poolt kõik. Ma usun, et kui on küsimusi ja võib-olla rohkem detaili minevaid küsimusi, siis sellel on väga hea meel nendele vastata. Miks ma ise ka üritasin oska. Aitäh, Jarno! Austatud volikogu liikmed, kellel on eelarve osas küsimusi. Palun! Palun! Üks minu oma vana teema, see spordihall. Et me korra võtsime eelmine aasta eelarvest 300 000 maha juba korra, et alustame see aasta ehitamist. Ja see pole lihtsalt nii-öelda minu kiuks, mida ma ajan taga. Et see on ka mõeldud gümnaasiumi nii-öelda manööverpinnana. Nagu meil on plaan ikkagi järgmine aasta seda koolimaja ehitada, et kus meil oleks see manööverpind. No ma ütleks kõigepealt niimoodi, et lähtespordijoone juurdeehitus on umbes koosneb 2 suurest plokki. Üks on siis teise korruse juurdeehitamine, mis peaks tooma juurde 3 saali, võimlemissaali, jõusaali ja siis ühe väiksema sellise spordi tegemise koha. Ja siis esimese korruse juurdeehitusest, mis peaks siis looma eeldused ka siis selle jääväljaku teenindamiseks. Meil on täna päevakorras ühe projekti esitamiseks nõusoleku saamine siis volikogus, mis tegeleks selle esimese korruse juurdeehitusega. Et kui me saame selle tehtud, me saame pool rehkendust tehtud, aga pool rehkendust tehtud nii, et meil on ikkagi päris palju välisraha kasutada. Nüüd, kuidas me saaks selle teise poole tehtud? Ma täna hetkel ei tea. Tean seda, et selle laenunumbriga meil ei ole võimalik seda teha. Ehk selles mõttes peame otsima uusi vahendeid ja võimalusi. Et kindlasti tuleb teha ja siin ei ole pääsu. Aga minu meelest neid ei ole täna selleks võimalus, selle aasta eelarves. Neid võimalusi peame otsima ja üks võimalus otsida on teha see pool rehkendust ära. See muudab edasi ja natuke nelitsema. Ja kurb muidugi, selles mõttes on päev selge, et plaan oli teistsugune. Aga plaan ei, kuidas öelda, tihti peale on nii, et inimene peab plaani ja jumal määrata, kuidas juhtus on. Nii juhtus sellega ka. Aitäh! Veel küsimusi palun. Kui mitte, siis läheme komisjonide ringile. Alustame arengu ja planeerimiskomisjonist, mille ütlete eelarve kohta. Eelarve kohta ütleb, et toetasime. Aitäh! Kogukonna kultuurikomisjon, Auna palun. Meie komisjon toetas eelarvet. Aitäh! Sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjon toetab. Hariduskomisjon. Ja hariduskomisjon ka toetab. Küll on mitte ühehäälselt, aga ikkagi. Juhtub. Revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon arutas teemat ja põhimõtteliselt toetab. Üks jäi erapooletuks ja erapooletuks jäi sellel põhjusel, et see põhivarade müük, mis 400 000 on, seal on nagu ette nähtud, et see Vahi tänav 63 osaliselt müüa. Aga arvas, et seda peaks tõsiselt kaaluma, sest kui me vaatame sealt, mis on lubatud ja kuna me Haljast ka muretsesime ja tahame sinna lasteaedasid, vanadekodusi ja noortekeskusi ehitada, siis see territoorium jääks selles mõttes väikseks, kui sealt osaliselt ära müüa, sest territoorium on sama suur kui Kõrveküla lasteaed, kui lähtelasteaia territoorium, et seda peaks kaaluma. Selles mõttes jäi nagu, ja kuna seal on infrastruktuur on väga lähedal, seal oleks soodne seda rajada, ehitada, seda peaks kaaluma. Sellepärast jäi üks inimene erapool. Aitäh! Aga kokkuvõttes toetas. Suurepärane. Juhtivkomisjoniks siin juures oli majanduskomisjon. Vahur, palun. Majanduskomisjon hea meele arvab oli, ja lihtsalt ei lähe. Alati see pool, kus on kärbitud investeeringud, selliseid emotsioone ja kõike muud. Me saime
eelnõu ettekandjatelt siingi väga põhjaliku ülevaate nendest muudatustest. Meile esitati ka üks konkreetsem muudatuste plokk, mille tegi siis eelarve nõudluse paljurajamise puudutas teemasid maakonna raamatukoguga seoses, siis meie likviidse varade muutuse summad, lisaks veel noorte ja huvihariduse kasutamata summad eelmisel aastal. Seda me pidasime komisjonis vajalikuks eraldi hääletada. Komisjon toetas neid ettepanekuid. Teine punkt või teine etapp, mis oli see, et komisjon arutas neid ettepanekuid, mis oli eelarve muudatuseks tehtud valimisliidu kohaliku elu poolt. Meile see dokument anti koos vallavalitsuse ettepanekutega või siis lihtsamalt seisukohtadega. Nende juures tekkis meil natukene tehnilist laadi arutelu, mis kujunes tegelikult väga tuliseks ja mis ka sisuline arutelu, mis oli vähem tuline, aga selguse me saime. Seda me pidasime ka vajalikuks eraldi hääletada ja komisjon toetas seda, mitte küll ühehäälselt, üks komisjoni liige erapooletu ja üks komisjoni liige oli vastu. Sealt edasi, kui me liikusime siis eelarve hääletuse, poolt hääletuse poole, siis olukord kujunes täpselt samasuguseks, et 4 komisjoni liiget oli poolt, üks oli erapooletu ja üks komisjoni liige oli vastu. Kokkuvõtvalt mina isiklikult komisjoni esimehena olen optimistlik, et me võtsime vastu või toetasime eelarvet, mida ei olnud selles situatsioonis, kus me praegu oleme, kerge kujundada, kerge tasakaalu saada. Ja ma siiralt loodan, et meie tulud püsivad, et me ei peaks tooma lauale sellel aastal negatiivset eelarvet. Kokkuvõtvalt siis komisjon toetas eelarvet. Aitäh, Vahur! Mina loodan samuti, et ei realiseeru vallavanema välja toodud ennustus, et kui inimene teeb plaane, siis on naerusest, mis eelarve vastuvõtmine on kui üks plaani tegemine aastaks. Ja samamoodi tahan väga uskuda ja usun optimistlikult, et siiski meil õnnestub see aasta selliselt majandada, targalt majandada, et need plaanid päriselt ka realiseeruvad. Vähemasti selles osas, mis täna on eelarvesse alles jäänud pärast neid olulised kärpeid. Austatud volikogu liikmed, asume hääletuse juurde. Palun siin ja seal pool ekraani anda märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Eelarve sellisel kujul tunnustatud. Üheksateist on kohapeal poolt. Veebis on praegu 1 poolt, 2 ei ole hääletanud. Kes on vastu? 3 poolt. Ja kes on erapooletu? Kohapeal on 2 erapooletut. Veebis on 2 poolt ja 1 ei ole hääletanud.
Eelarve on vastu võetud ja määruse kinnitatud. Järgmine päeva on otsuse eelnõu sõltuva üksuse kohustuste tagamine ja siin on ettekandjaks määruse juhataja Alvar. nõukogu liikmed ja laseme sisse pärast, noh. Täna minna, peab tamata minna. Nõukogu liikmed on staanud. Tartu valla kommunaali nõukogu teinud otsuse soetada uus või läheb bussihinnaks 60 000 eurot käibemaks. Ja otsuse sisu on siis tagada selliste võetavad kohustused käibemaks. Ja selle otsuse taust on siis selline, et täna on nii, et me riigime kommunaali bussi, millega lasteaiarühmad, Hiiumaa või muid sõite, samuti spordikooli lapsed käivad treeningutel ja kasutame ka koolilaste veoks kooli, et sellest aastast on üks koolituse riik on selle kaartil. Ja kuna see buss on vana, aastast 2011 suure läbisõiduga ja amortiseerinud, et siis seda teenust jätkata on vaja uut bussi. Ja selle otsusega, et tegelikult on väga kiire, olles neid teemasid uurid, siis kui kommunid täna on hankes, siis see umbes aasta on see tarne aeg, et tegelikult kui on küsimusi, siis küsige. Aitäh ettekandjale. Palun küsige, sest et võib-olla juhtus praegu nii, et muistaks kaotsi. Ma küsin. Palun aega. Küsin, et kas viimase 3-4 kuu jooksul on bussi selline kasutamine oluliselt halvenenud? Bussi kasutamine praegu... Tehnilises mõistes? Tehnilises mõistes on see nädal busside mondisanud ja on terve nädal. Aga võrreldes, ütleme, augustiga, septembriga on tema olukord läinud tükmad viletsamaks? Iga kuuga läheb viletsamaks. Aitäh. Aitäh. Veel küsimusi? Tohib, aga ma võtaks 2 repliiki korraga, tohib? Teil üks saab. Aga liidan ära üks repliik. Et eelnõus on kirjutatud, et kooskõlas eelarvestrateegiaga on see kõik asi tehtud, väga tubli. Aga kui ma võtan lahti eelarvestrateegia, siis eelarvestrateegia, mida me oleme kinnitanud mitte väga ammu, 21. septembril ja kus on seda arutanud igasugused komisjonid, kõik on heaks kiitnud, eks ole, ja eelarvestrateegias on kirjutatud, et OÜ Tartu valla masinapargi uuendamine toimub aastal 2024, eks ole, kuni 26, eks ole. Seal on kirjas küll, et aastal 2023 hakkame ehitama siis Lähti katlamaja. Ja siit tuleb välja, et Tartu valla kommunal otsustas 12. ehk ühesõnaga 84 päeva hiljem peale seda, kui volikogu võttis otsuse vastu, seda arutasid ka volikogu asemees, Aigar, kõik olid kohal, eks ole, siis ei tekkinud bussi kasutamise uue muretsemise probleemi, siis arvati, et võiks see toimuda 2024, nüüd 84 päeva hiljem on kommunal otsustanud, et oleks vaja uut bussi. Et siis minu selline retooriline küsimus, et ka, kui me nüüd hääletamisele paneme, et kas siis jääb jõusse volikogu otsus, mis võeti vastu 18 poolt häälet, aga ühtegi ei olnud vastu, 3 oli erapooletud, või jääb jõusse kommunaali otsus, mis tehti 12.12.22 ehk 82 päeva hiljem.
et see põhimõtteline filosoofiline hääletus võiks olla, kas volikogu asju otsustab kommunaal või volikogu, arvestades sellega, et selle valla eelarvestrateegia järgi peaks tulema Tartu valla kommunaal veel 500 000 pärast siia ja arvestades, et meie reservi on laenuvõimekust. Aitäh! Nii pikale. Sai kõik, aitäh! Igatahes väga terane siis tähelepanu juhtimine küsimusele ja ma olen väga kindel selles, et asja arutanud komisjonid siis on võimelised andma selles osas absoluutselt pädeva vastuse, mida nemad on oma koosolekute ja arutelude käigus leidnud ja õigemaks pidanud. Asja on menetlenud 3 komisjoni, alustame algusest. Palun, hariduskomisjon, kas bussi on vaja? Jaa. Lastetankardis on bussi väga vaja ja hariduskomisjon toetab eelnõu. Aitäh! Kogukonna kultuurikomisjon, kas bussi on vaja? Ja loomulikult on vaja, meie leidsime, et hea plaan on uuendada, sest see, mis järgmine buss on ka päris uus, on vähe kasutatud, aga siis see, et laste transport turvalisemaks muuta, see on kindlasti väga tähtis küsimus ja tegelikult seljab päris palju praegu selliseid busse, kus kõik ohutusnõuded ei ole tagatud. Nii et kui me nagu laste jaoks ka paremat transporti ei muretse, siis ei ole nagu ilmselt küsimust. Et meie toetasime. Suurepärane. Ja juhtivaks komisjoniks majanduskomisjon. Vahur, majanduskomisjon tunneb eelarve strateegiat kõige paremini. Palun öelge, kas bussi on vaja ja kuivõrd seesuguse otsuse juures me läheme siis vastuollu sellega, mida me oleme planeerinud, mida tegelikult ellu viime. Kas bussi on vaja? See on otse. Ma mõtlen just, et ma valmistan ennast pikaks filosoofiliseks. Ei, palun kanna ette, kas bussi on vaja sel aastal? Komisjon toetas eelnõu ühe häälega. Aitäh! Aitäh! Komisjon on oma seisukoha öelnud. Austatud volikogu liikmed. Ma lihtsalt ühe korra ühe lause ütlen. Repliik. Et kui me täna selle otsuse teeme, et bussid on aastatele, et me tegelikult sellel aastal tõenäoliselt selle bussi hankimiseni ei jõua. Hankimiseni jõuame kätte ei saa. See vähekasutatud ei ole mingi teema? Ei ole mingi teema jah, nii palju kui läbi teada, et need on suht pika linnaga. Aitäh olulise täpsutuse eest. Austatud volikogu liikmed. Mis see põhjus on, mis te nüüd siin kätte ei saa? Sest et ei ole neid. Järjekord. Kasutad bussi ka? Nii palju, kui me oleme neid uuritud ja see, mis meie teadmine on täna, on see, et järjekorrad on nüüd pikad. Võib-olla see muutub. Jaa, palun. Palju on sissemaksed selle uue bussi soetamisel? Seda me ei tea. Seda me ei tea. Kas on mingi kriteerium pandud valmistamise aasta miinimumile? Et see nõukogu tegelikult on nende tehniliste tingimuste koostamise üritanud kommunaali juhatusel. Juhatuse liikmele, et mul ei ole neid tehnilisi tingimusi praegu, sellega hakatakse tegelikult see oleks hea meil ka hääletades teada, et mille poolt, et kui me 30 iste kohta. Jah, aga see valmistab läbisõitja aasta arv on ka tegelikult, kui me oma endale soetame, siis me tahame teada seda, mis on läbi. See on uuel bussil. See on plaanis täitsa uus. Vähe kasutatud. No siis on ikkagi läbisõitja valmistamise aasta. Ma ütleks repliigi. Kui tohib. Vastus hääletuse juurde. Ei, see on küsiti, ma võib-olla oskan öelda. Okei.
palun, kui see tegemist on vastusega, siis palun. Jutt on vastuseks siis, et mis bussi hangitakse, jutt on uue bussi hankimisest, see vähe kasutatud tähendab demobussi. Et kui oleks olemas näiteks, Mark ei tohi öelda, ütleme, mõne siin busse müüva firma käes, mingi demonstratsioonbuss, et siis seda võiks ka hankida, aga siinkohal me jõuamegi selleni, et see turu-uuring on jõudnud sinna, et tegelikult tuleb minna uue bussi hankimisele ja bussi hakatakse ehitama tarneajaks 12 kuud keskmiselt. Ja täpsustuseks ütlen ka Aivari repliigile nii palju, et eelarvestrateegiat on selles eelnõus mainitud ühes kohas ja selles kontekstis, et kelle laene me saame tagada ja seda bussi liisimist ei ole meie eelarvestrateegias täna sees olemas. Sellepärast olemegi siin seda luba küsimus. Vastasel korral saaks tegutseda eelarvestrateegia alusel ja minna hanget välja kuulutama. Kuna minust oli jutt, siis ma peaks nagu vastama, aga ma võiks. Absoluutselt ei pea vastama. Te võite pärast volikogu istungit ilusasti arutada ja arutleda, aga siin koha peal me seda teemat rohkem ei puuduta ja läheme hääletuse juurde. 97% kommunaalieelarvest tuleb Tartu vallast, nii et me maksame selle kinni. Austatud volikogu liikmed, asume hääletama. Palun andke märku siin ja sealpool ekraani, kes on selle otsuse vastavustes poolt. Priit, mis see hääletab? Seitseteist on koha peal poolt, 18 on poolt koha peal. Nii, veebis on üks poolt, üks erapooletu ja üks vastu. Kes koha peal on vastu? Ja kes on erapooletu? Üks erapooletu koha peal. Aitäh! Otsus on vastu võetud. Liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu liikmed tulevad tagasi projektis Põhja-Puiestee ja muuseumi rekonstrueerimine ja laiendamine osalemine. Siin koha peal taas ettekandjaks arendusosakonna juhataja härra Tarmo Raudsepp. Me oleme tegelikult sellest ehitusest ja sellest projektist korduvalt ka volikogus rääkinud. See on meil eelarvestrateegias. Me oleme volitanud ka Tartu linna meie eest läbi viima hanget. Aga nüüd siis oleme jõudnud sinnamaani, et tegelikult selle meetme rahastustaotluse esitamise aeg on nüüd teie juures. Rahastustaotlus saab esitada veebruari 6 alates ja seetõttu on siis vallavalitsus teinud eelnõu küsimaks luba taotluse esitamiseks Põhja-Puiestee muuseumi tee rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Plaan siin on selline, et kuna me oleme ka hanget tegema volitanud Tartu linna, siis ka taotluse tõenäoliselt teeks niimoodi, et linn on peataotleja ja vald on kaastaotleja, aga seda otsuse sisu sellest ei sõltu. Ja siis linn on välja arvestanud selle, et taotluse või selle nii-öelda ehituse kogu maksumus on umbes 6,5 miljonit eurot. Sellest toetusena saame me 700 000 ja Tartu valla oma osalus on arvestuslikult kuni 1 50 000 eurot ja Tartu linna osalus siis 4 750 000 eurot. Et need summad loomulikult võivad muutuda, kuna riigihanke on veel teostamata ja tänases situatsioonis võib eeldada, et pigem need summad, kui nad korrigeeruvad, siis allapoole. Ja veel lisaks ütlen seda, et kui enne eelarve juures oli teema, et eelarvesse oleme praegusel hetkel käesolevaks aastaks arvestanud 600 000 eurot
650 000 eurot, siis seda põhjusel, et tegelikult 2 aastat kestab, eeldatavasti 24 aasta lõpuks kuskil võiks see tee valmida ja seetõttu siis on nii-öelda teine pool sellest omafinantseeringust ette näha järgmisel aastal. Aitäh! Aitäh ettekandjale! Austatud volikogu liikmed, kellel on Tarmole küsimusi. Kui seda puhku mitte, siis kuulame komisjone. Asja on menetlenud 2 komisjoni. Alustame majanduskomisjonist. Palun Paul. Majanduskomisjon. Aitäh! Juhtivkomisjoniks arengu- ja planeerimiskomisjon seda puhku. Martin. Arutasime seekord mitte nii pikalt, sellepärast, et me oleme eelmistel kordadel arutanud ja ei ole oma asja mõtet väga pikalt arutada. Uuesti, kuna tegemist on vormistamisega, siis võime pakutud eelnõuga välja. Aitäh! Asume hääletuse juurde. Austatud volikogu liikmed, palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on 21 kõik poolt ja veebis. Kes on vastu? Ja kes on erapooletu? Ei ole, veebis on 2 poolt ja 1 ei ole hääletanud. Otsus oli poolest vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on projektis Lähte tennispordikeskuse olmeteenisruumi ehitamine osalemine. Taaskord ettekandjaks Arvaudse. Istunud. Jah, vallavalitsusel on soov esitada üks projektitaotlus Lähte tervisespordikeskuse ruumide arendamiseks ja seda meetmesse regionaalsete tervisespordikeskuste olmeteenishoonete rajamine. Selle taotluse eesmärk on saada Lähte terviseradade ja Lähte jääväljaku juurde teenindushoone, kus siis oleks uisusuusalainutus, jääväljaku teenindamiseks vajalike masinate ja seadmete ruumid, pesemisruumid ja siis ruum ka treeneritele, et nii-öelda suusa- ja uisutreeneritel oleks kohustus olla. Et selle meetme maksimaalne toetusmäär on 500 000 eurot ja siis oma osalus peab olema vähemalt 25%. Sellest lähtuvalt oleme planeerinud taotluse mahuks kokku 666 667 eurot ja seda luba oli umbes küsimusi, et see juhul, kui see taotlus meil rahastuse saab, siis on aega maksimaalselt 2 aastat selle peale rahastusotsuse tegemist siis selle tegevuse elluviimiseks. Minu mõte. Aitäh ettekandjale. Kas kellel on Tarmole küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis kuulame, mida on asjast arvanud komisjonid. Seda võib korrustada majanduskomisjonist. Majanduskomisjon toetas eelnõu. Aitäh. Hariduskomisjon. Hariduskomisjon mõtleb. Kogukonna ja kultuurikomisjon. Ja, hea plaan, toetasime. Ja arengu- ja planeerimiskomisjon. Muidugi toetasime, meie lisasime veel sinna punkti 1 väikese täienduse, mis läksime sisse täpsustuseks ja siis nagu juhtumina kinnitasime. Aitäh.
asume hääletuse juurde. Austatud volikogu liikmed, palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on kõik poolt ja veebis on, üks on poolt, kohe häält ma ei näe, nii 2 on poolt. Ja kolmandat ma hetkel ei näe. Kes on vastu? Kes on erapooletu? Veebis on seis endine, 2 poolt ja 1 ei ole hääletanud. Otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt. Järjekorras 6. on otsuse eelnõu nõusolek andmiseks kinnisvara võõrandamise osas ja ikka ettekandjaks arvamuse juhataja. Arvamused, palun. Et seoses Tallinna-Tartu raudteetrassi õgvendamisega on Tartu valla liit teinud ettepaneku ühe kinnistu andmiseks riigile. Tegemist on raudteeäärse tee katastriüksusega, mis asub Kasti külas ja see jääb trassi õgvendamisele lihtsalt ette raudtee planeeritakse sealt osaliselt üle minema. Seetõttu on riik teda meilt omale küsinud. Nüüd sellele raudtee õgvendamisele on tehtud eelprojekt, et kuna seal kinnistul asub või kinnistu kõrval kohe asub ka Kasti raudtee ülesõit, siis raudtee ülesõit on planeeritud selle raudtee õgvendamisega nihutada natukene edasi, aga kõik kinnistud, kes tänaselt juurdepääsu saavad ka edaspidi, sellega probleemi ei teki. Ja mis on, et tegemist on tasuta võõrandamisega, seda seetõttu, et kinnisvara avalikes huvides omandamise seadus näeb ette, et kui omavalitsus on riigilt saanud tasuta mingi kinnistu, siis juhul, kui see riigile tagasi antakse, siis see tehnika on samamoodi tasuta. Ja seetõttu ongi see otsus tasuta võõrandamiseks. Aitäh! Palun küsimused Tarmo. Alo. See on küll niisugune sümboolne, aga kui riik seda nii-öelda tahab, siis see notaritasus ei ole tasuta, see on sümboolne summa. Aga siiski. No jah, ta on circa 30 eurot. Asi pole summa. Küll, aga jah, praeguses rendis on see nii-öelda notaritasude asjade tegemine siis jagatud pooleks valla ja liidule. Palun veel küsimusi. Kui küsimusi pole, siis mida on arvanud komisjon. Seda kokku menetles selle arengu- ja planeerimiskomisjon. Palun Martin. Jah, aitäh. Tutvusime samade asjaoludega, mis Tarmo välja tõi. Sellega, et mis siis edasi saab, et eeldame ja ootame siis riigi poolt nendele kinnistuste ligipääsu tagamist ja eelnõu sellisega olime kõik välja. Aitäh! Ei muu, arvame hääletuse juurde. Austatud volikogu liikmed, palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on kõik poolt ja veebis on praegu 1 poolt. Küsin ka ära, kas keegi on juhtumisi vastu? Erapooletu. Ja veebis on 2 poolt ja 1 ei ole hääletanud. Otsus vastu võetud. Järjekorras 7. otsus.
halduslepingu sõlmimise osas Maarja Magdalena kalmistu haldamiseks. Ja seda punkti ettekandjaks majandusosakonna juhataja Heli Kukk, palun. 2018. aastal on tegelikult teinud otsuse halduslepingu sõlmimiseks Maarja Magdalena kalmistu haldamiseks ja see leping on otsuse lisaks. Kuna me tahame selles lepingus mõndasid punkte muuta, siis on tänane otsus nii, et tunnistame kehtetuks aastal 2018 sõlmitud või tehtud otsuse ja võtame vastu siis tänase otsuse, mille lisaks on muudetud sõnastusega leping. Ja põhjus, miks me lepingut muuta tahame, on see, et eelmine Maarja Magdalena kalmistu haldamise leping on sõlmitud niimoodi, et kalmistu hooldamisega nemad ei tegelenud. Ja see kalmistu hooldus oli siis päevakeskuse inimeste teema. Kuna päevakeskuse inimesed ei jõua just suveperioodil filmerdamise ja niitmisega kalmistut korras hoida ja kogudus on nõus võtma selle enda kanda, siis ongi need punktid lepingusse lisatud, kalmistu suveperioodi hoolduse liitmine ja filmerdamine siis ka kogudusele ja lisaks kaastab siis sellega suurem lepingutasu. Et varasemalt oli see siis 13-kordne pool miinimumpalka, et uues lepingus oleks siis 12-kordne miinimumpalk, miinimumpalk siis. Ja muus osas on siis korrigeeritud siis väiksemaid, meil on uus kalmistute määrus, et need parandused on siin ka tehtud. Aitäh, Kadi. Kellel on ettekandjale küsimusi? Minul üks küsimus, et kodanik on revisjonikomisjoni poole pöördunud, aga me ei ole jõudnud veel järgmist komisjoni võib-olla arutelu, et surnuaial on maha langenud puid, mis on seal tükk aega vedelenud, prahti, ära viimata põulehti, suhteliselt halb näeb välja, et kas see on ja kelle töö see on? Kas see on, me räägime Maarja Magdalena? Maarja Magdalena surnuaed, et ma võin eksida, aga kirikult poolt minna siis see paremat kätt pool. Jah, Maarja Magdalena kalmistu puude hooldusega oleme meie tegelenud, eraldi töö tellinud, seal on puude inventuur tehtud, tegelikult see parem pool on ühe korra juba üle käidud, vasak pool on töö olemas, et läheb ka mingi hetk töösse, et kui seal on raha murdunud puud või asjad, siis kogudus sellega ei tegele, et see on nagu meie rida lahendada. Et ma saan aru siis vallavalitsuse teema. See on, aitäh, see küsimus ma sain ise ka vastust, sest minu poole on ka pöördutud täpselt selle sama teema, et ma oleks lauda. Kellel on veel küsimusi? Kui mitte, siis kuulame komisjoni. Mida arvab asjast sotsiaalkomisjon? Sotsiaalkomisjon kuulas ettekande ära, küsis küsimusi, sai vastuseid ja toetas eelnõu. Aitäh! Majanduskomisjon, palun. Majanduskomisjon toetas eelnõu. Et selle 11 000 oli koostöös. Ja seda muutku juhtivkomisjoniks kogukomisjon toetab eelnõud. Aitäh, Aula! Austatud volikogu liikmed, asume hääletuse juurde. Andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on kõik poolt ja veebis on 2 poolt. Kas on keegi vastu või erapooletu? Üks isik ei hääletanud. Otsus selle juures vastu võetud. Järjekorras number 8. Seda kokku tegemist otsusega
nõusoleku andmise osas kinnisvara võõrandamiseks, jutt on siis korteritest Maarjamaa külas. Ja alustuseks Kaiu, palun. Jah, Maarjamaa külas 23 kortermajas kuulub Tartu vallavalitsusele kokku 4 korterit. Ja neist 2 korterit, 2 ja 7 soovime panna müüki ja põhjus on see, et 11 korteritest ühes korteris toimetab täna veel noortekeskus ja teises toimetab päevakeskus. Päevakeskus on juba kolinud tänase lasteaiamajja Kirikude 11 ja noortekeskus kolib sinna ka kohe. Ja kuna neid kortereid meile vaja ei ole, siis on soovime müüki panna. Korterid turuväärtust on hinnatud. Ja selle alusel on ka need võrrandamise all hinnad. Ja tänasel päeval peab nende korteritega natuke veel toimetama. Nad ei ole mitte eluruumina arvel, aga see saab enne müüki kõik kord. Ja hindamised on ka tehtud arvestusega, tegemist on eluruumidega. Aitäh! Kas kellelgi on ettekandjale küsimusi? Kui mitte, siis kuulame komisjone. Palun, Karl, sotsiaalkomisjon, mille arvamusest? Aitäh! Ettekandja oli meil ka komisjonis ja tegi meile põhjaliku ülevaate olukorrast. Toimus muidugi väga elav arutelu, aga komisjon otsustas toetada. Aitäh! Ja majanduskomisjon, Lauri? Majanduskomisjonis ei olnud hea arutelu, aga komisjonis oli poolest toetada eesmärk ja loodab siiralt, et siin on väga kiiresti lahendus leidtakse. Suurepärane. Asume hääletama. Austatud volikogu liikmed, palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on kõik poolt ja Eebis on praegu 1 poolt. Kes on vastu? Kes erapooletu? Eebis ei andnud häält 2 isikut. Aitäh! Otsus. Järgmine päevakorrapunkt on meil järjekorras 9. Tegemist otsuse eelnõuga siin Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine. Ja ettekandjaks alasekretär Edevalles. Palun ära. Tere õhtust, austatud volikogu. Kohaliku omavalitsuse volikogu üheks ülesandeks Riigikogu valimistel on moodustada jaoskonnakomisjonid. Jaoskonnakomisjonide moodustamisel saab pooled komisjoni kandidaadid esitada vallasekretär ja pooled saavad esitada erakonnad. Seda võimalust kasutas hetkel 3 erakonda ja täna hommikul sai jagatud teile välja väikeste parandustega eelnõu, kus on juba sisse arvestatud ka erakondade poolt esitletud kandidaadid. Et kui te tahate nende kohta küsida, siis te saate, ma saan öelda igas komisjonis ära, kes need on, et ma ei tea, kas nii täpselt nagu on vaja. Riigikogu valimistel on kasutusel seekord sama süsteem, nagu oli kohalikel valimistel 21. aastal. Ehk on terve valimiste nädal. Ja see tähendab seda, et üks komisjon on avatud terve nädala valimiste jooksul ja selleks on Kõrvekülas asuv esimene valimisjaoskond. Teised komisjonid on avatud reede, laupäev, pühapäev. Et pühapäev on see valimiste põhipäev. Ja kuna komisjonides käies tekitas hästi palju küsimusi, et palju on siis see tunnitasu ja kuidas see kujuneb ja mis ja kus see kõik, siis saan öelda seda, et riigi valimisteenistus
on andnud meile teada, et valimisteks Tartu vallale eraldatakse 22 733 eurot. See on 3667 euro võrra väiksem summa, kui oli kulutada kohalikel valimistel 2021. aastal. Valimisteenistus ei ole öelnud, kui suure ulatuse sellest summast moodustab töötasufond ja kui suure ulatuse moodustavad majanduskulud. Aga kõik valimistega seotud kulud peavad jääma selle summa sisse. Komisjonides tekivad töötunnid. Võtsin praeguseks arvestuseks Kõrveküla komisjoni, lõin enda umbkaudse arvestuse järgi tunnid kokku ja sain kas 318 või kuni 320 tundi. Miks see ka niimoodi on sellepärast, et pühapäeval, kui nad loevad neid hääli, mitte keegi ei oska praegu ette prognoosida, kui pikalt läheb neil häälte lugemine. Olen istunud ise komisjonis, kus tekkis viga ja me arutasime seda kella 1 öösel, et leida see viga üles, et saaksid tulemused ikkagi esitatud. Ja kui ma võtan arvestuseks praegu see 21. aasta kohalikud valimised, siis Kõrveküla komisjoni töötasu tunnihinne tööandja kuluna oli 11,9 eurot. Kuskil. See tähendab, et see kulu oli kõik koos kõikide maksudega. Sotsiaalmaksud, kõik mida tööandja maksab. Et praegu tuleb see tõenäoliselt väiksem, sest riik on eraldanud vähem raha, kui kulutati kohalikel valimistel. Aga ta peaks jääma sinna 7-8 euro piiresse, mis on kindlasti tunduvalt suurem summa, kui on miinimumtöötasu. Et on teil küsimusi? Aitäh põhjaliku ettekande eest. Küsimused? Palun, Martin. Kas kõik nimekirjad antud isikud on andnud nõusoleku? Jah. Veel küsimusi? Kui küsimusi ei ole, kuulame, mida asjast arvavad komisjonid. Alustame algusest. Majanduskomisjon. Suurepärane. Hariduskomisjon. Hariduskomisjon sai ka väga põhjaliku ülevaate ja info teadmiseks. Aitäh. Sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjon pidi ka nentima, et pole miskit muud teha, kui info teadmiseks võtta. Kuidas revisjonikomisjoniga? Kas võtsite info teadmiseks? Aga revisjonikomisjon arutas asja ja tegi kiire vastuse, et toetab. Suurepärane. Aitäh. Ja kogukonnaline kultuurikomisjon, juhtivkomisjonina, mida arvate? Toetame igati. Suurepärane. Teie komisjon arvates ka? Ai, sellest on hea meel. Aitäh, Martin. Austatud volikogu liikmed, asume hääletuse juurde. Palun andke märku siin ja sealpool ekraani, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal 20 poolt, Priit Kirs lahkus. Ja veebis on 2 poolt praegu. Kes vastu? Kes erapooletu? Üks ei hääletanud. Sõna lukku taas. Kirs ka ei hääletanud nimekirja. Liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Abivere vallavolikogu 14. detsembri 2007 aasta otsuse number 48 kehtetuks tunnistamine. Ja ettekandjaks jurist Tõnu Vesi. Palun. Aitäh. Teile kõigile ka minu poolt. Selle eelnõu taustaks on 2 asja. Kõigepealt puhtalt juriidiline teema ja mingil määral ka praktiline küsimus.
see Tagliavere vallavolikogu otsus on siis aastast 2007 ja sellega on siis tunnistatud sotsiaalkorteriteks mitmed tolleaegse valla territooriumil olnud eluruumid ja seda tehti siis tollel ajal kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse alusel. Ja tolleaegne seadus nägi ette, et eluruum tuleb anda isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline või võimeline endale eluruumi tagama ja selleks siis tuli anda üürile talle sotsiaaleluruum. Oli kohe ära määratud ruumid, et need on sotsiaaleluruumid, mis antakse selles otstarbeks kasutada. Aeg on edasi läinud ja käesoleva ajal kehtiv sotsiaalhoolekande seadus enam ei näe ette, et isikutele, kes vajavad abi elamispinna saamiseks, et nemad peaks tingimata saama just nimelt sotsiaaleluruumi. Enam ei ole nõuet, et peaks olema sotsiaaleluruumid, saab anda igasugust eluruume. On ta siis valla omandis, linna omandis, eraisiku omandis, kelle käest võetakse siis see ruum üürile, et selleks saab siis omavalitsus oma kohustusi täita. Et enam seda vahet ei tehta. Ka praegusel ajal kehtiv sotsiaalhoolekande abikord Tartu vallal ei näe ette, et sellist eluaset peab nimetama just nimelt sotsiaaleluruumiks, mis antakse abivajajale. Nii, et selles mõttes on siis seadusandlus muutunud ja enam selline vahetegine vajalik ei ole. Et see oleks siis selle asja juriidiline taust. Praktiline küsimus on selles, et kui tõesti on inimene vajanud sellist abi eluaseme saamisel, siis ta on ka selle saanud ja selle saamise ajal on ta vastanud mõningatele nõudmistele, mõningatele tingimustele, mis puudutavad seda antakse. On aga ka võimalus, et inimesel paraneb, majanduslik olukord, tema toimetulekuvõime paraneb ja tal enam ei ole alust seda valla toetusel saadud elamispinda kasutada. Et selles mõttes põhimõtteliselt nii kui otsus tehakse nagu sellelt pinnalt lahkuma. Aga ma arvan, et ei ole üldsegi mitte inimlik järgmisel päeval otsuse tegemisest, et enam ei vasta tingimustele ka sealt välja tõsta. See lihtsalt ei lähe. Esiteks see ja teiseks võivad olla ka mingid muud alused, mille puhul on ikkagi vajalik, et ta saaks valla eluruumi kasutada. Ja siis sellisteks juhtudeks on võimalik anda talle üürile see sama eluruum, mida ta kasutas, aga juba nende hindadega, mida siis on vallavolikogu piirmäärana kehtestanud. Mitte enam see odav endise mõistes sotsiaaleluruumi hind, mis on praegu 1 euro meil vallaseks, aga selle tavalise eluruumi hinnaga, mille piir peaks olema 4 eurot praegu, kuni 4. Ja siis tõesti, et selliseid asju oleks võimalik lahendada inimlikult. Need lepingud saaks siis ka sõlmida ja et oleks see selgus igas mõttes on mõistlik. Need sotsiaaleluruumid siis see staatus nendelt ära võtta ja siis lugeda kõik eluruumid, mis selles 2007 aasta otsus on nimetatud, lugeda need nii-öelda tavalisteks eluruumideks. Mõningad ruumid enam ei ole vallal alles, on juba ära võõrandatud, juba ära müüdud. Siin on siis olnud see Valdmaa elamu, mis on seal nimetatud. Ja Tagliavere vald on omal ajal võõrandanud Koogi külas, Koogi 1 asuva korteri number 8. Ja samuti täna volikogu otsustas kanda siis vallale õigus võõrandada see parklateel asuv eluruum praegu saades järele, aga see raadris muutunud. Nii, et enam kõik need hinnad polegi alles, mis on siin omaaegses otsuses nimetatud. Et ka see põhjus, et miks siis võiks selle otsuse nõusta kehtituks. Aitäh! Aitäh, Tõnu! Mul isiklikult meeldis see, kuidas meie jurist valis sõnakasutuses korduvalt niisuguse kena termini nagu inimlik oma ettekandmist. Palun kellel on küsimusi. Kuulame, mida arvab asjast sotsiaalkomisjon, kes eelnõu menetles. Palun. Aitäh!
üritan niimoodi ilusti öelda, et tegelikult komisjoni laua taga oli tundeid erinevaid, et oli rõõmus ja oli ka kurb. Et natukene on justkui kurb, et see asi alles nüüd meie laua peal on ja olime rõõmsad, et ta ikkagi nüüd on meie laua peal. Ja samas tänasime ikkagi neid ametnikke, kes selle dokumendi kuskilt lõpuks välja kaevasid, et me saaksime ta nüüd kehtetuks tunnistada, sest tõesti aeg on läinud väga palju edasi ja et ei ole mõtet paberil hoida asju, mis enam ei päde. Ja sotsiaalkomisjon on täielikul üksmeelel, et võiksime toetada otsuse eelnõu. Aitäh, Karl! Austatud volikogu liikmed, miski mingit ei ole meile võõras, asume hääletama. Palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Koha peal on kõik 21 poolt ja veebis. Ka aega. 2 poolt. Kas on keegi vastu? Ehk erapooletu? Ei ole. Aga ei mitte see ei hääletanud. Otsus on vastu võetud ja meie liigume edasi järgmise päeva juurde. Seda puhul on meil tegemist valimide otsusega ja ettekandjaks taas Tõnuveest palus. Aitäh! Selle otsuse eelnõu juures on küsimus riigi poolt kohalike teede hoolduseks antavast rahas. Selleks, et seda raha saada, peavad need kohalikud teed ehk siis kohaliku liikluse seisukohalt tähtsust omavad teed olema kas munitsipaalomandis, valla linna omandis või kui nad on eraomandis, siis olema koormatud omavalitsusüksuse kasuks isikliku kasutusõigusega või olema siis seatud sundvaldus valla kasuks, linna kasuks. Käesoleva otsuse eelnõu seisukohalt on oluline 14. november 2011, mil sõlmiti Andrus Nõmmisto ja Tabivere vallavalitsa vahel tähtajatu eratee avaliku kasutamise leping Vilistveere töökoja maaüksuses ja samuti siis lepingud Läti ja Havamäe maaüksuste kohta. Need lepingud, mis tehti, need olid tasuta, tähtaeg oli määramata. Lepingud olid sõlmitud tollel ajal kehtinud teeseaduse alusel. Lepingud olid liitkirjalikud, sest tollel ajal ei nõutud notariaalset tõestust. Ja lepingud olid igas mõttes sobivad selleks, et nende alusel saada raha nende teede hooldamiseks riigi käest. Ja üks moment veel, mis oluline on see, et need lepingud olid sõlmitud kinnisasja omanikuga ja nad ei oleks jäänud kehtima siis, kui oleks vahetanud kinnisasja omanik. Et see oli lepingut omapära. Veeseadus on alates 1. juulist 2015 kehtiv. Selle asemel on ehitusseadustik, mille kohaselt siis eratee avalikuks kasutamiseks määramisega lähevad riigile või kohalikule omavalitsusele üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja vastutus. On ka see variant, et kõik need jäävad eratee omanikud vastutuskohustused ja selle kohast tehakse haldusleping. Nii nagu asi laheneb, mida laheneb, aga aluseks on haldusleping. Ja avalikku kasutust on praegu kehtiva seadusandluse alusel ja ka Maanteeametile vana nimega sobival alusel siis selliselt, et tehakse kas siis isikliku kasutuseks leping asjaõigusseaduse põhimõtete kohaselt ja see läheb siis kinnistusraamatusse, see kitsendus, või seatakse teele sundvaldus kinnisasja avalike suvitsemuste seaduse alusel. Too ei lähe kinnistusraamatusse, vaid jääb sinna maa katastrisse kuskil. Ja on ka elu sellist näidanud, et väga paljudel juhtudel tehakse sundvaldus maaomaniku enda palvel, enda ettepanekul, enda taotlusel, et ei peaks minema notarisse, et on asjad lihtsam. Ja mõlemal juhul siis see kitsendus seondub maaga ja jääb ka kehtima nendel juhtudel, kui peaks maaomanik vahetuma. Andrus Nõmmistoga, kelle 3. maalt üks selgu juttu oli ja paljude teistega on siis tehtud need teeseadusaegsed lepingud ja need on siis nüüd vaja ümber valmistada põhjusel, et käesolevast aastast Maa-amet enam selliseid liikkeid lepinguid ei tunnista. Ja siis tuleb teha uus
notariaalleping või seada sundvaldus ja kõige sellega vallavalitsus tegeleski ja tegeleb ka praegusel ajal. Andrus Nõmmisto soovi notarisse minna ei avaldanud ja püüdi teha sundvaldust ja kogu see lugu lõppes siis sellega, või täpsemalt öeldes jõudis vaheetappi siis sellega, et kui Andrus Nõmmistole tehti see vallavolikogu 2019. aasta otsus teatavaks, siis ta selle vaidlustas, esitas otsusele vaide. Selles otsuses, mis volikogu tegi aastal 2019, ei ole ära määratud, millisele maale milline konkreetne kolmatis tuleb. On märgitud niimoodi, et määrata avaliku kasutusse asjaõiguslepingu sõlmimise või sundvalduse seadmise kaudu Tartu valla kasuks eraomandis olevatel kinnisasjadel asuvad teed vastavalt otse lisatud asendusplaanidele ja see on siis nimekiri 126 maaüksusega ja on juures maakaart ka, et kus nüüd siis asub. Nii, et seega ei ole ära määratud, millisele maale milline kolmatis tuleb ja selles mõttes on see akt ühisvallavalitsusele, et nende maadega tuleb tegeleda ning saavutada selline tulemus, mis oleks kooskõlas kehtiva õigusega. Ja sellele viitab otsuse pealkiri teede avaliku kasutuse määramise korraldamine. Kui seda vaiet vaadata, vaides on ka kokkuvõtte otsuse eelnõus antud, et siis on näha, et need etteheited ei ole mitte niivõrd sisuliselt, kuivõrd just menetluslikud. Vaidest ei nähtu, et Andrus Nõmmisto vaidlustaks erateede avalikus kasutuses olemist kui niisugust, küll aga on tema soov, tema huvi jõuda selleni, et saaks kokkuleppe vallaga erateede kasutustingimustes ning ta on huvitatud läbirääkimiste jätkamisest. Nii, et seega võib siis mõista asja selliselt, et teine soov ei ole huvitatud menetlusest kui niisugusest, vaid huvi on jõuda kokkuleppe ja teha leping, kus on poolde kohustuse selgelt ära määratud. Nii, kuna ta ei ole vaidlustatud erateede kasutusolekut ning volikogu eesmärk, kui see otsus tuli, oli ennekõike anda alus vallavalitsusele korraldada teede avaliku kasutamise teemat, siis oleks otstarbekas jätta vaia rahuldamata. Ja veel kord, volikogu otsus see punkt ütleb väga selgesõnaliselt, et teed tuleb määrata avaliku kasutusse, kas asjaõiguslepingu sõlmimise teel või sundvalduse seadmise kaudu. Ja need on 11 valistavad alust. Aitäh! Aitäh põhjaliku ettekande eest. Austatud volikogu liikmed, kellel on tõmmal küsimusi. Aivar Taalo. Küsin, et kas te seda asja kirjalikus vormis või olete ka teineteisega kokku saanud ja asja arutanud? Korduvalt on temaga suheldud nii kirjalikult kui ka suuliselt ja ta on esitanud oma siin ettepanekuid kokkusaamisteks, on ka meetlenud neid kirju talle, nii et praegu see töö käib. Temaga suheldud ja töö käib. Aitäh! Veel küsimusi? Kui mitte, siis kuulame, mida on arutanud asja menetlenud komisjon, seda kokku arendav planeerimiskomisjon. Martin, palun. Aitäh! Selle eelnõu peale kulutasime päris palju aega, sest et kui tuleb ikkagi kohalikult inimesed vaie ja volikogu peale, siis tuleb süveneda. Süvenesime, saime aru, et antud juhul on siiski läbirääkimisteks piisavalt palju võimalusi ja asja eest taha nüüd 2019. aasta otsuseid ümber nagu muutma hakata või siis kuidagi väiksemaks tegema hakata ei ole nagu mõistlik. Ja seetõttu koostöös siis meie komisjoniga vallavalitsus valmistas ette tänase eelnõu ja kogu sellise tausta tegi juba ettekandja ära, et meie komisjon oli koos juristiga siis selle eelnõu loomise või siis viimistlemise taga, et kõik. Aitäh, Martin! Volikogu liikmed, asume hääletuse juurde.
palun andke märku siin ja sealpool ekraani, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on kõik poolt. Kas keegi on vastu? Või erapooletu? Veebis on 2 poolt ja 1 ei ole hääletanud. Otsus sellegipoolest vastu võetud ja nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Järjekorras tema 12. Hakkame audiitorit määrama. Ja ettekandjaks rahandusosakonna juhataja Ulvi Kiivere, palun nüüd. Tere õhtust siis. Meil on jälle aeg, kus määrata uus audiitor. Eelmisega sai 4 aastat läbi ja selle aasta hange oli siis 3 aasta peale. 2 pakkujat oli Audest ja siis Loodi Finantsid. Loodi Finantsid tegi odavama pakkumise 25 560 koos käibemaksuga ja Audest oli 39 312 eurot. Kui nad nägid, et eelmine aasta või eelnevatel aastatel nad tegid alapakkumise, valla valitsuse kohe see auditeerimine 2000, praegu tuleb 3600. Ja tüttered on siis niimoodi, et Raadi 1560, Kommunaal 1800 ja Saadjärve 1560 ja Valtis 3600. Töö juba käib audiitoriga ja aitäh, Ulvi. Kas on teil Ulvile küsimusi? Kui mitte, siis kuulame komisjoni. Majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetada. Aitäh. Juhtivkomisjoniks siin revisjonikomisjon. Mida ütlete? Toetame. Suurepärane. Oleme määratuse juurde. Palun, andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on kõik poolt, aga Volisega juhtus see, et Volis jooksis korra kokku. Ma üritasin näidata, et venita natukene. See tähendab ikka seda, et paneme nüüd tempo juurde, eks ole. Aitäh. Seda kokkulepet kuidagi moodi viimistlema. Oota, natukene läheb aega. Et eelolijad saaksid nii, nüüd saab hääletada. Nüüd saab Volises ka hääletada. Juba on 2 tükki, 1 on poolt ja 2 on poolt ja 1 ei hääletanud siis. Igaks juhuks küsin ära, kas keegi on vastu või erapooletu. Aga seda kokku mitte. Otsus vastu võetud. Oleme jõudnud päevakorras Kuradi-Posilani. Seda kokku 13. punkt ja revisjoni 2023 aasta tööplaani kinnitamine. Palun, Aivar. Nii, aitäh. Ma küll vabandan, et tegelikult peaks siin esinema ja revisjonikomisjoni esimees, aga kahjuks ta on haige ja siis paluti minul seda teha. Et nii nagu me teame ja nii nagu seadus ütleb, et revisjonikomisjoni ülesanne on kontrollida varu kasutamise sihipärasust. Teiseks kontrollida ja hinnata eelarve täitmist ja revisjonikomisjon hindab säästlikkust, tõhusust ja mõjusust. Need on siis revisjonikomisjoni põhiülesanded ja kuna siis volikogu on väga palju kasutanud selliseid mõisteist ja vastu võtnud näiteks efektiivse ning läbipaistva juhtimise meetmed lausa ja siis on siin eelarvest räägitud, et eelarve ei tohi üle kulutada ja seda on siis nii vallavanem kui eelarveinimesed kirjalikult ja muidu väitnud.
siis sellest tulenevalt revisjonikomisjon täiskoosseisus arutas asja ja jõudis siis väikeste parandustega sellisele tööplaanile, mis teil on välja jagatud. Ma ei tea, kas ma kõike ette lugema hakkan, võib-olla ei ole see mõttekas, aga põhimõtteliselt nende teemadega tegeleda, mis on ka seadusest tulevad kohustused reageerida siis nendele küsimustele või ettepanekutele, mida siis on kodanikud teinud ja vaadanud siis ka eelarve täitmist ja on võtnud siis põhimõtteliselt teadmiseks ka need kõik ettepanekud, mida siis suusõnaliselt juba eelnevatest komisjonidest on meieni jõudnud, et me seda silmas peame ja sellise erilise tähelepanu alla siis on võetud, millest võib-olla tulevad siis ka mõned ettepanekud volikogule, kui me ühisele meele jõuame, et kuidas seda eelarve kasutamise asi võiks tulevikus olla, seda me juba siin natuke ühel korral arutasime ja siis on võetud teede ehitamine. No kuna siin Viinapruuli teega oli eelmine aasta oli selliseid segadusi, siis täna on võetud käsile siis keskuse tee, millega on ka segadusi päris palju ja siis sellise tähelepanupunkti alla võtme ka, kuna siis juba liitumislepingus oli juttu, siis Laeva vallas olev kergliiklustee, et need me võtame erilise tähelepanu alla, oleme võtnud ka juba tähelepanu alla siin, kuna ka on seoses igasugu preemiate maksmine, kuna siis tuli juba meile selliseid suulisi ettepanekuid, et seda vaadata, et sellel aastal me oleme juba 2 korral koos käinud, järgmine reede juba 3. kord, nii et püüame aktiivsemalt ja tõhusamalt asja ajada ja tulla välja ka mingite ettepanekutele ja loodetavasti veebruari volikogus saab ülevaate tehtud ka eelmise aasta tööst. Aitäh! Aitäh ettekandjale. Kas kellelgi on küsimusi? Mina kasutaks võimalust ja küsiks, kas arvesse võttes seda siis tööplaani mahtu ja välja toodud fakti, kui palju te juba olete sellel aastal koos käinud komisjoniga, kuidas peaksime arvestama komisjoni siis finantsvahenditega? Kas tuleme ikka välja? Raske küsimus. Ma arvan, et peab ehk tulema selles mõttes, et me püüame efektiivselt tegutseda. Siin aasta algus on kindlasti kiirem, aga nüüd väga palju ka sõltub seda, et kas kodanike kirja ja nendele tuleb ikkagi 6 aja jooksul reageerida. Minu teada vist revisjonikomisjoni esimees vist ei võta ka hüvitist minu teada. Et selles mõttes me töötame efektiivse režiimi. Aitäh. Kas on kellelgi veel küsimusi? Mul on repliik, palun. Repliik Aivarile. Et seesama küsimus, mida volikogu esimees küsis, et tööplaani sees on kenasti teemad, tööd on üles võetud. Aga tänu sellele, et te olete piisavalt operatiivsed ja saate aasta riigis koguneda vastavalt vajadusele, siis ei olegi võimalik seda eelarvest tõesti. Kui te suudaksite kokku arvutada, et umbes mingi arvu koosolekut te teete, siis oleks lihtsam valla eelarve inimesel ka planeerida siis vastavalt kulud. Ütleme nii, et ei ole minul õigus otsustada komisjoni eest, et me arutame seda teemat siis järgmisel korralisel koosolekul. Austatud volikogu liikmed, kas kellelgi on veel küsimusi? Repliike? Kui mitte, siis kuulame, mida arvavad revisjonikomisjoni tööplaanist ülevad komisjonid. Kogukonnaline kultuurikomisjon, palun. Me küsime juriidiliselt, kas meie peaks taandama ennast? Ei pea. Et me komisjonis arutasime, et see on natukene teistsugune tööplaan, kui siiamaani on revisjonikomisjonid nagu olnud. Ja kui nad leiavad, et see nende töö on selle järgi hea ja efektiivne, et siis me toetasime. Aitäh. Sotsiaalkomisjon,
aitäh. Meile, kuna Gert ei saanud ise tulla sellest rääkima, siis meil oli hea ära kasutada, heas mõttes ära kasutada Marikest, kes on meie komisjoni liige ja andis siis natukene ülevaate sellest tööplaanist ja vastas komisjoni esimehe põletavatele küsimustele. Üldiselt oli olukord selline, et enamus võtsid heas mõttes teadmiseks komisjoni tööplaani, aga komisjoni esimees oleks tahtnud natukene põhjalikumalt või täpsemalt, et see aastaringselt ei kõneta komisjoni esimeest, et siis mind, et tahaksin nagu konkreetsust rohkem, kui see on tegevuskava kui selline ja tööplaan. Aitäh, Tanel. Hariduskomisjon. Ja hariduskomisjoni liikmetel oli võimalik revisjonikomisjoni selle aasta tööplaaniga tutvuda ja ettepanekud täielikult on sündinud ja komisjoni küsimused teada. Aitäh. Parem programmeerimiskomisjon. Ei arutanud. Ei arutanud? Ei, sest see on volinike teema ja meie komisjoni kuuluvad ka mitte volinikud, nii et see ei tea. Aitäh. Majanduskomisjon. Koostöö toetus. Arvesse võttes. Aitäh. Austatud volikogu liikmed. Läheme hääletuse juurde. Palun andke märku, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. Kohapeal on 19 poolt. Veebis on juba 1 poolt. Kes on vastu? Kes on erapooletu? 2 isikut kohapeal ei hääletanud. Ja veebis ei hääletanud ka 2 isikut. Otsus on sellega korras vastu võetud. Ja meie liigume edasi järjele 14. päevakorrapunktini. Milles on informatsioonid, kohapealsed küsimused ja vaba arutelu. Mina kasutan võimalust esimeseks sõnavõtuks, kuna ma juba korra püsti seisan, et leppida teie kokku järgmine volikogu istungi aeg, milleks minu kalendri järgi võiks olla 15. veebruar. Kellaaeg siis ikka 0 ning toimimiskoht sama kutses. Aga palun, kellel teemasid lauda tuua? Tundub, et sellega on hetkel hästi. Sellisel juhul ma annaks sõna Helmile, kes avaldas soovi saada 5 minutiks tähelepanu. Palun, Helm. Nii, armas volikogu, endised avantgartlased on saanud valmis sellise raamatut, Volikord Koloos avantgard. Tähendab, ma pean ütlema, et seda raamatut tehti küll 20 aastat peaaegu, sest kui ta oli arvutis ära trükitud kõik, siis esimene kord kadus kõik ära ja teine kord kadus ka kõik ära, nii et ma tean, et Ragnar aitas siin kaasa, et Anita oma välja tuli nagu. Ja ma tõesti oli väga õnnelik, kui kaasa tuli 22. detsember need raamatud trükkimisest ära, et see valmis sai. Ja ma tahan väga tänulik olla ka Tartu meie vallavalitsusele, kes ka toetas. Ja kui me 3. septembril kõik koos veel olime, siis nagu me ikka teeme oma kokkutulekuid, siis me arvasime, et kui raamat saab valmis, siis me lõpetame ka kooskäimised ära. No eks see näitab, igatahes see raamat on hästi palju elevust tekitanud ja ma tahan ühe raamatu tänutäheks anda vallavalitsusele, sest vallavalitsus toetas meid. Et suur aitäh! Suur aitäh! Aplaus!
ka üle, sest sina olid see meil taksojuht, kes neid kõiki kokku tegi. head volikogu liikmed, sõna on Aunel. Nii nagu ikka õnnitame sünnipäevalapsi, et jaanuarikuus on meie tubli Külli, kes kuulub kogukonna kultuurikomisjoni, on aseesimees ja muidu tubli inimene ka, nii et palju õnne. Aitäh! Aitäh teile nende ülimalt positiivsete nootide eest tänase istungi lõppu. Seda lõppu täname teid ühe aja eest. Istung